Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toob teieni Enefit Volt. Nutikas ja tulevikukindel elektriauto laadimine kodus, tööl ja teel. Tere kuuled, Autotund on taas eetris, stuudios Tarmo Tähepõld ja Margus Pipar Geeniuse uudisteportaalist. Saate teisest poolest tuleb siia Tõnu Korral Laitse rallipargist, kes räägib ühe ägeda automaja peatsest avamisest. Aga millest me tänast saates räägime? Räägime, mis meil nädalast meelde jäi. Räägime, kuidas eestlased ostavad valimatult superautosid. Ja siin saate esimeses pooles me oleme sisse pikkinud uudiste ossa tegelikult 2 põgusat proovisõitu. Mõlemad on selles mõttes olulised autod. Mina sõitsin uue Kia Sportage'iga, mis on üks eestlaste, eelmine põlvkond oli eestlaste lemmikuid üks, ja Margus sõitis Škoda Fabiaga, mis on ka omamoodi oluline auto. Võt nii. Aga mis meil sellest nädalast siis välja tuua? Eile õhtul või siis ehk siis kolmapäeval 8. detsembril valiti ka Eesti aasta auto, siis kui meie siin oma keskis Autolehe ja Autogeeniusega valisime aasta autoks Kia EV6 elektrikas, natukene liiga kallis, või mitte liiga kallis, natukene kallis auto. Teiseks jäi meil Ioniq 5 ja kolmas oli Nissan Qashqai. Siis Eesti aasta auto võitis Hyundai Ioniq 5. Teise koha sai Škoda Enyaq. Jah, ka elektriauto, eks ole. Ka elektriauto ja kolmas oli siis Hyundai i20 vist, kui ma oli küll. Nii et Hyundailt väga kõva aasta. Kõva aasta, nagu Hyundail ongi tugev, et ka meil ju võitis Ioniq 5 elektriautode tabeli, sest siis Kia EV6 veel ei olnud, kes veel ei tea, siis tegelikult Ioniq 5 ja Kia EV6 tehnoloogiliselt on sama auto. Lihtsalt nad näevad erinevad välja ja Kia on rohkem selliseks sportlikuks häälestatud oma sõiduomaduste ja kõige poolest. Aga tehnoloogia on nendel seal kere all sama. Ja peagi peaks Kia ka Eestisse jõudma, eks ole? Ja, et vist loodetavasti jaanuaris peaks tulema esimesed autod, mida saab vaadata. Nii et jah, ja mis seal salata, Ioniq 5 on seda oma tehnoloogiliste lahenduste poolest väärt, pluss väga äge disain. Võt, käisin seal eile seda vaatamas ja palju õnne siis Hyundaile kõikide tiitlite poolt eest. Nii, ja sina, kui mina siin olen elektriautodega tegelenud, siis sina... Mina tegelesin sel nädalal veel pikalt sisepõlemismootoritega ja sõna otseses mõttes mootoritega. Et on valmimas järjelugu kõige kehvemad mootorid sel sajandil. Ja, kes esimest kuulsid, siis seal vist 10 mootorit valisime välja. 12 oli. 12. Ja kõik vaatasid, jess, minu oma ei ole seal sees, siis sorry, te ei ole pääsenud. Veel ei ole pääsenud, sest tagasiside tuligi artiklile see, et tore küll, et need mootorid siin sees, aga kuhu see mootor ei? See on ka õudne ikaldus. Mäletan vist seda, kas nüüd on sees see BMW see 4,4 V8? Jah, see on seal kõrgel kohal sees. Palju tuleb seekord? Seekord tuleb ilmselt 11 mootorit. Aha. Ja seekord, mida korduvalt öeldi, et kuulge, et miks teil on nii vähe Volkswageni grupi mootoreid sees, et vaata see Audi ja vaata see Volkswagen, kuidas nii. Nüüd siis saavad kõik rõõmustada seepärast, et seal on sees vähemalt 3 Volkswageni ja Audi ja teistel selle kompanii autodel kasutatavat mootorit. Okei, ilmub järgmine nädal see. Olge siis valmis. Mõtlen, kas annaks teha ka kui tahaks positiivsed inimesed olla nagu tabeli 10 kõige muretumast mootorist, mida leida saab. Ja siis me saaksime lugeda tagasisidet, et mis asja, ma olen selle mootoriga nii palju vaeva näinud, et see on loll jutt. Jah, eks erandeid on ühel kui teisel pool, eks ole, aga jah, saaks küll. On ka tegelikult ju ka neid mootoreid, mida kiidetakse väga palju ja mis on mingis mõttes juba nagu legendi staatuse nagu välja teeninud. Uuemate mootorite koha pealt on seda raske öelda, aga selliseid 90-ndate ja 2000 esimese 10, siis sealt on küll nagu väga kihte näiteid, mis on tõesti supermootorid. Mingid suured Mersu, mingid diislid.
või need jäävad sinna langsaitautode sinna 80-ndate lõppu? Sealt on eriti lihtne neid välja tuua, seal on, eks ole, ka see Toyota ja Lexuse 6-silindriline ridamootor, eks ole, ja Volkswageni vanad 1,9 liitrised diislid näiteks, mida kiidetakse, mis suudavad siin mõistliku ja isegi mitte mõistliku omaniku käes sõita, tohutuid läbisõite ja kütust kerriti ei taha, nii et on ka häid mootoreid, on küll. Vaat, olge siis valmis. Võib-olla teeme siis kunagi selle toreda edetabeli ka, et inimesed teaks, milline on hea mootor. Aga eelmine nädal tuli Eesti automüügi edetabel, novembrikuu. Nagu arvata on, et eks ta vaikselt kukub, et aasta lõikesel ollakse natukene plussis. Eks ta kukub veel mõnda aega selle kummalise olukorra pärast, kus rahval huvi ja raha on, aga seekord ei ole autofirmadel autosid müüa. Aga minule ikkagi meeldib vaadata seda tabelit selle pilguga, et mida vahvat müüdi. Ja november üllatas nagu ikkagi, pani ikka korraliku põraka. Sellepärast, et novembris võeti arvel, eks, need on muidugi sellised autod, mis tellitakse ammu ette ja see nüüd ei tähenda, et just novembris, et see ei ole nüüd nagu pensioniraha, mis sinna alla läks. Need on ilmselt varem tellitud, nüüd arvele võetud, aga kogu selle pundi sees on 3 Ferrarit uut ja 3 uut Lamborghinit. Mis on ikkagi nagu meie riigi või selle üldist autode müüki, millega ma siin võrdlen? Alati võrdlen oma lemmikiks Alfa Romeoga, mis tegelikult on ju mitte päris tavaklassi auto, aga kuskil, see on Volvo, pisut kallim, pisut tuhkem võib-olla, eks ole, tänases mõistes, eks ole, et väikseid enam ei müüda selliseid. Alfa Romeot müüdi 3, Fiati müüdi 6, mis siin veel, Land Roverit 3, Lexus 8, eks Lexus, see on ju küll, nagu ikka me näeme tänaval väga palju Lexuseid. Lexus 8 ja selle kõrval siis 3 Lamborghinit ja 3 Ferrarit. Ja kui palju Porschesid oli? Porsche teil ei olnud üldse 14 ainult. Aga kui me võtame nüüd aasta kokkuvõttes, siis uusi Ferrarisid ja siin hiljuti ilmunud artiklis Ferrari esinduse inimene ütles, et et need ei ole nagu autod, mida rikas soomlane ostab ja siis kuidagi siin Eesti registris sahkerdab. Need on ikkagi eestlaste ostetud, Eestis mõeldud või ma ei tea, võib-olla keegi viib Hispaaniasse. Aga need on ikkagi meie inimeste ostetud, mitte mingi skeem. Aasta lõikes 14 Ferrarit uut. Tuletan meelde, et Ferraril pole isegi mitte mingit kui Porsche aastane number on hetkel 168. Aga sealt on tõenäoliselt suur osa, eks ole, linnatšiibid. Just Cayenne'id, Macani tegelikult ikkagi enamus ilmselt ostavad alla 100 000 auto, et selline. Nagu veel mõistetav, siis Ferrari valikus ei ole sellised nii-öelda mõistlik autosid. Seal vist hinnakirja järgi odavamad autod ongi kuskil seal 200 000 euros, aga Ferrari paneb ju siis kohe lisavarustust, paned 100 000 jagu juurde. Ja sama lugu Lamborghiniga. Neil on küll Urus, eks ju. Aga ei ole odav auto kuskilt otsast. Ei ole, see on küll linnamaastur, aga ikkagi ka pigem selline 300 000 eurot. Lamborghinisid, palju õnne meile kõigile, on see aasta arvele võetud 16. Täpselt sama palju on arvele võetud Bentley't. Ka 16 autot. Vaatad tabelit ja mõtled, et küll meil läheb kõigile hästi. Jah, just. Ja eelmisel aastal võeti Bentleysid kokku 11 arvele. Ferrariga ei saa võrrelda, sest Ferrari alles see aasta avas oma esinduse. Lamborghinisid eelmine aasta oli kõigest 12 ja see aasta esimese 11 kuuga 16. Nii et jah, mis siin on? Rolls-Royce see kuu ühtegi okei. Rolls-Royce'iga raske, siin ei ole ka esindust ja see on ikkagi väga nagu selline auto, mida ütleme, emotsiooni ostuna vist ei tehta. Ja siit rohkem midagi sellist. Aga kes üldvõitjad olid sellel kuul? Kohe ütlen sulle. Oli vist vähe tavapärasem tabel, et... Ikka jah, et Toyota võttis taaskord esikoha, teiseks Škoda ja 3. oli Kia. Kia vist oktoobrikuus suutis esimest korda saada esimeseks. Jah, just oli nii möödud. Võt, teeme siin väikse pausi ja siis räägime kiiresti oma proovisõidu autodest. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund tagasi stuudios Tarmo Tähepõld, Margus Pipar, Geenius uudisteportaalist. Lubasime siis proovisõite. Mina saabusin
värskelt nagu see, kas see oli Papagoi seal multikas, et saabusin parasjagu Münchenist, te ei ole Münchenis käinud, tegelikult võib-olla olete, aga Münchenis ei sõitnud ma ei BMW-ga, mille suurest peakorterist ma küll mitu korda mööda sõitsin, vaid uus Kia Sportage. Oluline auto, sellepärast et see Kia, ta on linnamaasturites, põhimõtteliselt RAV4 järel, ta on ikka üks popimaid Eestis. Jah, juba aastaid müüakse teda tohutult palju. Jah, kui eelmine põlvkond oli selline oligi hea tavaline auto, siis uus on läinud palju mängulisemaks oma disaini poolest. Jällegi, ta on selline, kuidas ma ütlen, vaadake, Googleda Kia Sportage, pange 2022, siis on kindel, et saate nagu õige pildi. Ma olen kindel, et paljud inimesed vaatavad seda autot ja ütlevad, issand, et mis sellega juhtunud on. Jah, ses mõttes, et eelmise põlvkonnaga võrreldes on ta hoopis teistsugune, eks? Täiesti teistsugune, et siin ei ole mingit evolutsiooni, siin on ikka revolutsioon. Mõni võib võrrelda seda selle Alieni tulnukaga ja nagu seal esiotsas toimub tegelikult päris palju asju. Aga ta kuidagi tervikuna, ma ütlen, see on hästi piirne, sest vaata Hyundai Tucson, oma ingli, tiiba, kujulist esituledega on ka väga huvitav, mulle meeldib, aga samas see Bayon minu arust pani nagu üle. Ja. Et Bayon mängis samamoodi nende mingi kriipsude asjadega ja ei ole ilus. Kia Sportage mulle meeldib, tagaosa on natuke traditsioonilisem, ka ilus ja nagu me siin alguses rääkisime, et Ioniq 5 ja Kia EV6 on sama autod. Tehnoloogiliselt tegelikult ei ole ka Kia Sportage tehnoloogilises mõttes mitte midagi muud kui Hyundai Tucson. Jah, mis on meil aasta aega nüüd umbes juba müügil olnud, eks? Just. Jah, mina mäletan, ma eelmiste jõulude ajal sõitsin Tucsoniga. Nüüd tuleb Sportage, ta on seest isegi kuni selleni sarnane, et ekraan, puutetundlik ekraan, kui sa võtad need ikoonid, et tahad seal menüüdes, siis need on samasugused neoonsed nagu Tucsonid. Et selles mõttes siin pikka juttu ei ole teha. Aga mis mulje auto jättis? Kuule, jättis tegelikult õnneks hea mulje. Valikus on tal nii tavamootor, bensiin, on diisel, on kerghübriid, on tavahübriid ja järgmine aasta tuleb ka pistikhübriid. Mina proovisin seal Saksamaal sõitsin nii diisli, nii tavahübriidi kui ka kerghübriidiga ja ütleme nii, et selle auto puhul võib olla pistikhübriidil, meil on mõtet rääkida mingist võimsusest ja sellest, et kuigi ütleme see tavahübriid, kui kellelgi siin pea läheb pealt sassi, teha hübriid igas sõnas, tavahübriid on see, mida siiani on teinud Toyota. Ehk, et tal on olemas mingi vist oli 1,4 kilovatt-tunnine aku, et ta linnas sul mingid hetked sõidab ikkagi ainult elektriga, aga hästi vähe. Siis ta kohe võtab mootori taha, aga piisav selleks, et kütusekulu vähemalt linnas all hoida. Aga ükski nendest mootoritest kindlasti mitte ei ole selline, et sportlik. Et see hübriidi 230 hobujõudu, sa keerad selle sportrežiimi ja siis üritad, vajutad gaasipõhjad, et kickdowni ja tegelikult ta lihtsalt röögib päris palju, eriti mingid sellist, ja ei peagi olema, lihtsalt. Et nendest mootoritest ei ole midagi rääkida. Nad on täiesti tavalised, mõistlikud. Diislil kiirtee, saksa kiirtee, sain sõita täitsa ametlikult, sain kätte 165 kilomeetrit tunnis, kahjuks siis tuli liiklus ette, oleks rohkemgi saanud. Aga diisli keskmine tuli mul 6,1, sellel hübriidil tuli 8, aga see oli sellepärast, et kui sa kiirteel ikkagi 160-ga sõidad, siis ei ole sellest hübriidist suurt tolku, jah. Aga vaikne oli. Mulle meeldis see, et need autod olid vaiksed. Isegi Eestis ei ole kellelgi selle infoga midagi peale hakata, aga selline natuke tugevam tuulemüra, mis võiks hakata näiteks vestlust segama, tuli tõesti kuskil 160 juures. Siis hakkas natuke juba küljetuul puksima, aga selliste mõistlike 110, 120 kiirusega väga mõnusalt vaikne. Ja kas hinnad on ka teada juba? Jah, helistasin just sinna saate algust Kiasse, et need peaks lähipäevil tulema avalikuks, aga mulle juba öeldi, et saab olema kallim kui eelmine Kia Sportage, mis on loogiline. Ja hakkab 26 000, mis on siis see kerghübriid. Ja ma pakun, et see korralik varustus, et see auto on
ütleme, meie ostusoovituse saakski ilmselt umbes 30 000 eurone auto. Ehk ta on ikkagi suhteliselt sama hinnaga ka nagu Tucson. Jah, just. Ja kuna korealased kasutavad seda, et sul on see mingid paketid, et sa väga seal tohutult ei pea mingi 3 lehekülge varustust omale seal linnukestega. Üksikuid lisasid sealt otsima, et siis ka need tippvarustuse GT-lainid, seal ongi kõik olemas. See oli väga hubane, oli sees, väga mõnus. Natuke mind häirib ikkagi see parema käe juures, kus käigukank on siis nüüd keeratav nupp, seal on siis istmesoojenduse nupud, et see kõik on sellest, kas on see pianokloss või niisugune läikivast mustast plastikust. Ja ma ei tea, kui kiiresti see kriimut peale võtab, et see on natuke mulle see läikiv must plastik ei sobi, aga jaa, seda huvitaval kombel järjest rohkem ja rohkem tuleb, et tundub, et autotootjatele see meeldib. Aga muidu koostöö kvaliteet oli hea, midagi uuel autol ka midagi nagisenud ja ilmselt, mis siin öelda, see on nii kindla peale mindud auto, et küllap sellest müügihit saab. Aga Škoda Fabia, et kui me muidu ei oleks põhjust Škoda Fabiast rääkida, eestlane ei osta väike autot. Aga uus Fabia, tegelikult ei ole ju enam väike auto. Jah, ei ole, ta on võrreldes nüüd eelmise põlvkonnaga kasvanud ja ka oma klassis üks suuremaid autosid nüüd. Et on uus, on suurem, on seest mahukam. Meil anti muidugi sõiduproovi täiesti tippvarustuses auto, kuhu oli veel hulgaliselt lisasid ka peale pandud, eks ole, aga kas hind ka öeldi? Mis selle tippvarustusel ma mõtlen nagu? Selle auto nagu selle mootoriga lõpp on 20 500 eurot, eks ole, aga kui sa hakkad sinna asju juurde panema, siis sinna võib julgelt mitu tuhat juurde, et 25 000 eurot kätte saada ei ole mingi kunst ka Fabia puhul nüüd. Aga kui sina rääkisid, et Kial oli siin tohut hulk erinevaid võimalusi, versioone mootorid seast valida, siis Fabiaga on asjad palju konkreetsemad, et seal on ainult bensiinimootorid, ei mingeid hübriide, 3 3-silindrist ja tipus siis üks 4-silindriline ja nii ongi. Ja RS-i sellest vist kunagi ei tule. Jah, kuuldavasti mitte jah, et RS on ka jäänud minevikku, aga teisest küljes tippmootor 1,5 liitrine 4-silindriline, seal on 110 kilovatti ehk 150 hobujõudu ja see, ma arvan, kunagi olidki GT-d olid palju nõrgemad ja ilmselt ka aeglasemad kui see, et ei peagi enam nimetada RS-iks või nimetame RS-iks või millekski, on niisamagi päris käbe auto. Aga kui nüüd inimene kellel ei ole hästi palju lapsi ja tohutut spordivarustust ja kas nüüd tasuks siis Octavia asemel korraks arvestada, et kõik autod ja kõik on palju kallimaks läinud tegelikult Fabia või seal vahel, kas vahepeal? Skaala on veel vahel. Skaala, jah. Jaa, õige küll. Need ongi tehtud Skaalaga samale platvormile Fabia ja Skaala siis. Ja küll aga on Fabia ikkagi natukene väiksem auto. Okay. Ja kui sa päriselt tahad nagu palju jalaruumi, siis on Skaala parem valik. Aga oma klassi mõistes on see Fabia on täitsa tipp-top, mis tipp-top, ongi väga hea ruumikusega. Ehk et kui sul on näiteks 2 veel väikest last, siis miks mitte täiesti okei, ajab pereasjad jumala rahulikult ära. Vot, sellised põgust ülevaated, siis lugege Autolehest Autogeeniusest hiljem pikemalt ja siia uudistebloki lõppu veel üks kurb uudis, mille just sain. Toyota GR86 ehk siis GT86 järeltulija Eestisse müügile ei tule. Vot nii. Ei tea, mis selle põhjus on, aga nii ta on. Aga teeme siia väikse pausi ja siis tuleb juba Tõnu Korrol ja räägib, mis asi on automaja. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere tulemast tagasi, nüüd on stuudiosse tulnud Tõnu Korrol, kes tuleb siia seekord hoopis Laitse rallipargist, mitte enam üldse Autolehest. Tere! Võt, ja Tõnu räägib meile sellist asjast, nagu on Laitse rallipargi automaja, mis nüüd osaliselt avatakse reedel, mis tähendab seda, et avatakse sellisteks suuremateks üritusteks ja suuremale publikule avatakse, või üksikkülastajale avatakse see kunagi kevadel, millest me siis kindlasti teada saame. Mis asi on automaja? Automaja on parim sõna, mis me välja suutsime mõelda sellise hoone kohta. Et kui püüda kokku võtta, mis meil nüüd valmib,
see on siis suur, üle 100 meetri pikkune hoone, kuhu me oleme mahutanud suure osa Laitse rallipargi vanaautode kollektsioonist, mis on siis nii-öelda suurim fookus selles hoones, ja ka lisaks siis autokollektsioonile on sama katuse all ka väike, mitte nii väga väike kontserdisaal, kus on võimalik kõiksugu firmapidusid ja etendusi läbi viia. Ja lisaks siis veel teatavad väljapanekud, mis lisanduvad natukese aja möödudes lisaks siis autodele, pluss siis veel liiklusklass meie või selle liikluskooli jaoks. Sa ütlesid kontserdisaal, et kuna seal pressiteates oli ka ees see sõna kontserti, et kas tähendab seda, et mitte lihtsalt ei ole saal, kuhu keegi saab ma ei tea, tuua oma tehnika sisse, või kas teie poolt on siis ka mingi kontsertsaali valmidus? Või? Meie poolt orkestrit meie poolt ei ole aga... ja näitlejaid meie poolt ei ole, aga ütleme kõik see, mis puudutab siis betooni inventaari ja mööblit ja valgustust ja helitehnikat, et see on päris kõval keskmisel tasemel olemas, et muidugi kui tuleb mingi tipp-bänd on ta kontserti andma, siis ta tuleb oma tehnikaga, aga meil on ikkagi seal on olemas. Okay. Ka olgu ütleme, kas teatrietendus, seminar või peenete valgete laudadega pidu, et iva ongi selles, et eks selliseid ruume on ju palju, kus saab üritusi läbi viia, aga meie oma suht suur, ikkagi räägime mitmesaja inimeselisest mahutavusest, aga siis see, mis ta unikaalseks muudab, on see vanaautode kollektsioon seal samas kõrval, et nii-öelda saad pidu pidada uhkete autode keskel. Okei, jätame selle kõige põnevama osa, ehk siis autod natukene sinna saate teise poolde või jutu. Kas see kollektsioon, ma lihtsalt praegult hakkasin mõtlema, et sa räägid peod, juubelid, pikad lauad ja siis võrdlemisi väärtuslikud ja restaureeritud autod, et kas need on samas ruumis või on see kuidagi ikkagi eraldatav, et kui läheb diskoks ja kuidas see teil nagu üles ehitatud on? Või istudki autode vahel? Eks seal ongi nagu võimalikud variandid ja nii-öelda kokkuleppel tellijaga, et üldiselt on ikkagi niimoodi, et see kontserdiala on üks ala ja autod on sellest nagu nii-öelda 10 meetrit eemal, et mitte väga kaugel. Aga eks me natukene selle autode turvalisuse pärast nagu muretseme, aga me oleme selle enda jaoks läbi mõelnud ja loodetavasti läheb kõik ilusti, et meil on ette nähtud ka seal paar sellist eksponaati, kuhu siis lapsed või täiskasvanud saavad peale ronida sisse, istuda, pilti teha, kangutada seal rooli või käigukangi, et ma tean oma lastega nii palju, kui ma olen automuuseumites käinud üle Euroopa vist võib öelda, et alati on see laste eemal hoidmine läikivatest ilusatest autodest kõige raskem, et igal pool oli sildid, ära puutu, ei tohi puutuda, läheb katki kogu. Aga et me mõtlesime sellest natuke edasi, et milline auto sai siis selle, millised autod said seda? Esiteks meil on üks päris kihvt, see on siis Ford Teel baseeruv buss, 4 istmereaga buss, aga siis mitte tänases mõttes katusega buss, vaid siis ütleme kabriolettbuss. Ehk et seal neid istmeid ja uksi on nii palju, ma arvan, et seal seda mängurõõmu on lastel ka pikemaks. Okei, praegult siis ma saan aru, et 10. on see avamine, siis toimub ka see raamatuesitlus, millest me eelmine nädal rääkisime. Siis saab hakata sinna põhimõtteliselt juba nagu pidusti üritusi broneerima. Kas teil enda poolt, kas te ise ka hakkate korraldama või teil esialgu te nii-öelda ürituskorraldajaks ei hakka? Me teeme mitut moodi, et meil on endal plaanis, on juba päris palju üritusi detsembris kavandatud ja juba jaanuar ja veebruar on broneerimisel, et selles mõttes selliste uute peopaikade kohta tundub, et turul on nõudlus olemas isegi praegustel natukene segasevõitu aegadel, eks ole. Okei, ja see, et üksikkülastajale kevadel, et see ei ole mingid kuud või periood see täpsemalt üksikkülastajad ootakski kevadel siis, kui just nimelt selle aastavahetusega seotud kõiksugu peod on peetud, suurem kiire on möödas ja meil endal ka seal võib-olla veel nipet-näpet on ära tehtud, et seniks nagu siis et
kas broneeringud firmapidudeks või siis grupikülastused, millele me oleme avatud, et eks igaüks kontaktid leiab veebist üles Laitse rallipargi omad. Okei, aga lähme siis selle huvitava kollektsiooni juurde. Mitu autot hetkel seal kollektsioonis väljas on? Ma aimasin, et ajakirjanikud seda küsivad ja ma tegin just paar päeva tagasi väikse inventuuri või loenduse. Ühesõnaga, tegelikult on meil seal selles 3000 ruutmeetris majas praegu ainult kuskil 500 autot. No 500 autot ei ole väga vähe, aga meil oleks rohkem neid autosid sinna panna, sest Laitse rallipargi kollektsioon on tegelikult veel suurem, aga meie algusest peale see siht oli autod välja panna vääriliselt, nende autode endi vääriliselt, et nad saaksid särada, et nad oleksid näha, et nad ei oleks kiilutud üksteise vastu, et neid ei saaks vaadata igast küljest, et neid ei oleks halb pildistada, et sellepärast meil ongi nagu sätitud sinna need umbes 500 autot, mõnusalt, käidavalt, minu arust võiks, kes on käinud võib-olla siis natukene nagu Riia automuuseumi stiilis, et ei tahaks küll üks ühele ennast võrrelda Riia automuuseumiga, sest et nende taust on kindlasti aukartust äratavam, aga ütleme autode arvu kui ka autode ajaloolise tähenduse mõttes meil on näidata nii mõndagi. Korraks põikan kõrvale, et kui me ütleme, et kevad, inimesed saavad ka juba tulla, kui palju Eestis on selliseid kohti, kuhu sa saad ilma kuidagi ette teatamata või kedagi tundmata selliseid nii-öelda automuuseume? Automuuseumi või autokollektsioon. No vaata, nagu sa ajakirjanikuna tead, et autokollektsioon Eestis on vägevaid. On, just. Ja lõviosa neist on siis privaatkollektsioonid, vaat pole, on seal 10 või 20 või 30 autot, selliseid ju on ja see on tore ja neid tuleb juurde. Aga nii-öelda lahtisi automuuseumi on müts maha Peeter Kalli ees, kes peab Halinga automuuseumit, eks ole, ja on teinud seda juba õige mitu aastat tublilt. Ja siis tulebki hakata mõtlema, et Momu on meil otsapidi automuuseum, mootorispordimuuseum, siis on meil Põlvamaal on Eesti Maanteemuuseum, eks ole, kus on ka küll rasketehnika suunitlusega muuseum ja siis nagu vaikselt hakkavadki mõtted otsa saama, eks ole. Nii et selles mõttes, et mitte ei täida ainult sellist peosaali kohta, vaid ka nagu automuuseumina mõnes mõttes. Ise meil, ütleme, Laitse rallipargi tegevjuhi Üllar Suvemaa idee või tema ei taha seda veel automuuseumiks nimetada, et see on liiga uhke sõna, et kunagi me ka sinna jõuame ja ütleme, ta kindlasti natuke võib-olla tahab tagasihoidlikuna väljendada ennast selle kollektsiooni tähenduse mõttes, aga minu isiklikul hinnangul on see ikkagi Eesti üks tugevamaid kollektsioone selles mõttes, mis puudutab just siin kandis haruldasi või vähelevinud autosid, et tükiarvuks, et see on alati selline vaieldav asi, aga tegu on ikkagi mitte just igast kollektsioonist, ütleme, siin Euroopa osas leitavate autodega. Iga auto juures on mingi ikkagi silt ja kõik selles mõttes, ei pea aimama, millega on tegu. Võib ka aimata, kus tublim on, aga jah, ei sildikesed ja siuksed asjad või ütleme, lühitutvustused on ikka autode juures olemas, jah. Okei, teeme siia väikse pausi ja siis räägime täpsemalt, mida seal näha saab. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund tagasi stuudios Tarmo Tähepõld ja Tõnu Korral on tulnud Laitse rallipargist rääkima automajast, mis peagi seal Laitses avatakse ja seal on üks võrdlemisi vägev kollektsioon, mina olen neid pilte juba näinud ja kui siin kuidagi, ma ei tea, kas selle kollektsioonil on mingi temaatika, kui ma seal esmapilgul nägin, seal oli päris, ütleme siis peale teist maailmasõda või ütleme uuematest vanadest autodest oli seal päris palju BMW-sid, aga valdavalt jääb silma ikkagi selline pigem siis enne maailmasõja eelne periood või? Saab niimoodi üldistada? Umbes saab küll, jah, et ma ise laias laastus lööks selle kollektsiooni
kolmeks, et mõnes mõttes jah, tundub pealevaadates, et seinast seina, tegelikult on seal 3 poolt, et sellised sõjaeelsed tõldautod siis ütleme, kodarratastega väga-väga vanaaegsed autod, eks ole, laias laastus 100 aasta vanused. Siis on muljetavaldav kollektsioon väga vanu BMW-sid, et kõik uuemad on seal vast 80-ndatest, uuemad, aga alumine ots on siis ka 20-ndatest, 30-ndatest. Et nii vanu BMW-sid Eestis väga ei ole ja siis klassikaliselt siiski arvestades seda, kus me tuleme, et mingi osa on siis ka nõukogude autosid. Et niisugune kolm piilarit, et sõjaajalised valdavalt Ameerika tõldautod, muljetavaldav BMW-de kollektsioon ja siis osa nõukogude autosid. Nõukogude autosid tuleb sellesse automajja muidugi välja panekuse vähe, et me sihilikult panime ainult mõned niisugused markantsemad näited stiilis invaautost Tšaikani, et las need olla, et neid meil on veel, aga need kõik sinna välja panekusse ei tule, jah. Okei. Seal on, mina olen nüüd jällegi pilte näinud, et need autod on valdavalt ikkagi, me võime niimoodi restaureeritud, et nad on nagu sellised täiskorras, et seal ei ole mingit paar küünileide ja et ükskõik mida, et paneme. Ütleme, kui me päris vanadest autodest, ütleme siis enne teist maailmasõda räägime, meil on ka autost enne esimest maailmasõda, ma pistan siia vahele, aga kui me räägime enne sõdu nendest autodest, et nad on jah nii vanad juba, et neid on ma arvan, mõnda juba on nende pika elu jooksul juba võib-olla paar korda restaureeritud. Me ise oleme osad autod ära teinud korda, mõni seal võib-olla vajaks veel tähelepanu ja mõnega näkki niimoodi, et ei restaureerigi teda, et jätab ta selliseks, nagu ta on. Et näiteks meil on üks 33. aasta Nash, selline Ameerika luksusauto, mida kasutati Johnny Deppi filmis Public Enemies. Ja kuna see auto oli seal sellisena, nagu ta meil siiamaani on, meie kollektsioonis on ta olnud mingi 7-8 aastat, et kuna nüüd ütleme sellise nimega näitleja nagu Johnny Depp sõitis selle autoga sellisel kujul, nagu ta siis oli, ja praegu on ta ka samasugune, täiesti restaureerimata ligi 9 aastat vana auto, et siis sellisel puhul me võib-olla säilitame selle originaalsuse. Okei, aga teoreetiliselt, kas enamik nendest, räägime siis juba nendest ka tõldautodest, sõitvad autod? Jaa, meil just, avamisega seoses me ju pidime kõik autod ära pesema. Pesul on meil rallipargi teises otsas, eks ole. Ja nii me siis sõitsime kõigi selle 200 autoga, eks ole, paari nädala jooksul siis võtt pesulasse ja võtt pesulast tagasi siis puhtana. Tolmuseks lähevad autod vaata sõistes. Et niimoodi nad sõitsid. Ma panin tähele, mul enda kontoriakna all toimus, et paaril juhul ei saadud käima, et siis tuli kas ATV-ga või mõne tugevam asjaga sikutada, aga üldiselt panin need 100 aastat vanad autod seal akna all nagu lõbusalt ringi valge puhta lume peal. Okei, nendest väga vanadest autost ma saan aru, et Laitse rallipargis on nüüd kollektsioonis Eesti kõige vanem hetkel. Laitse rallipargis oli ka siiani Eesti kõige vanim auto Forte siis, aga nüüd lisandus just vahetult enne automaja avamist, lisandus kollektsiooni 1909. aasta Renault, ehk siis 112 aastat vana Renault, nüüd rääkige veel, et Renault vastu ei pea, et 112 aastat vana Renault, mis siis on Eesti vanim sõitev sõiduauto. See sõitis ise pesulasse? Seda, kuna see just tuli, siis seda ei olnud vaja pesta, et see oli ilus puhas auto Suurbritanniast saabus laevaga, et seda ei olnud vaja pesta, seda ausalt öelda ei oskakski kust otsast pesta, et seal selle ikka suures osas lahtine ja ei tahaks sinna küll selle survepesuriga kallale minna. Ma ei tea, oskad sa siis, rääkisid sellest Nashist, kõige vanem sõitev auto Eestis, mis seal veel, mingid pärlid, mis võiks siin autofännil või mis sul endal on niimoodi, et astuksid esimest korda sisse ja näeksid, vau, siuke asi on siin? No mulle sõjaeelsetest autodest meeldivad kõige rohkem 30. aastate, ütleme siis luksusautod. Ja meil on neid seal ka väikene valik, mainin lihtsalt mõned nimed nagu Cadillac, Lincoln, Pierce Arrow, seesama Nash, mida ma juba ütlesin, et need on võimsad asjad selles mõttes, et
mitte ainult selles mõttes, et neil on väga suured mootorid, eks ole, suurte töömahtudega ja suurte silindrite arvuga, aga need on kuidagi sellised väga majesteetlikud ja suursugused sõidukid, tuleb kohe niisugune, alati tuleb meelde, et omanik, eks ole, istub tagaistmel ja sohver on roolis ja sõidab rahulikult, ei kihuta, et väga kihvtid asjad tegelikult ja tehnilises mõttes juba päris kõrgel tasemel. Neid autosid, kui Johnny Deppi kõrvale jättes, et ega Eestis tehakse ka ägedaid filme, et Laitse rallipargi autosid on päris palju siis näha Eesti mängufilmides. Et seesama Lincoln, see sinine Lincoln oli O2, eks ole, ja nüüd Mart Sanderi uues filmis Kennedy intsident on neid asju, on mõned autod, et tasub terava pilguga vaadata. Sest luksus, ma mäletan, ma nägin ühes kollektsioonis, äkki kas oli Packard, kus tagaistujal on see akna juurest ripub rihm, mina ei tea lõpuni, kas äkki see omanik tegi mu kulul nalja või see on küsis, miks see rihm on seal selline, võiks arvata nagu kinni hoidmiseks, aga selleks liiga suursugune ja siis ta ütles, et sealt on, omanik pistab käe läbi ja siis ta saab et see käsi nagu toetub sinna rihma sisse, siis ta saab sigarit teha. Niimoodi, et see käsi nagu seal niimoodi on seal rihma sisse toetatud. Ma siiani ei tea, et kas see fakt vastas tõele või? No arvestades, et sellise klassi autod ikkagi tehti juba toona ju tellimise peale ja see rahakas omanik pidi saama seda, mida ta tahtis, et siis ei pruugi see võimatu olla, et tehtigi täpselt mingi siuke pisike nüanss juurde, mis oli vaja ja pidi olema, eks ole. Aga kui me räägime edasi, et ega nende autodega on ju niimoodi, et paljusid neid sõjaeelsed autod ei huvita nii väga, sest et nad näevad ikka väga vanad välja, et kui me tuleme tagasi BMW-de juurde, mida meil on ka siis sõjajärgsest ajast, et siis paljudele ma arvan, et BMW-d lähevad väga korda, et kui me hakkame rääkima BMW-sid, meil on paar tükki sõjaeelseid 20-30 aastatest, aga sõjajärgsed BMW-d siis mäletatavasti algasid sellisest teda on nimetatud eesti keeles ka mullautoks või siuke nagu mänguasi BMW Isetta. See, kus eest istud, esiots nagu käib lahti ja tuleb koos rooliga ära. Uks on siis nagu terve esiots on auto uks, et rool tuleb liigendiga sealt natuke kõrvale, sa saad nagu autosse istuda sisse nagu eest poolt, et meil on BMW-d on alates sellisest sõidukist olemas, kuni siis ütleme 3. seeria eelkäijateni, sealhulgas BMW 2002 Turbo, mis on eks ole väga haruldane auto ja siis esimesed 3. seeria autod on meil ka olemas esimesest M3-st alates ja siis paari hilisemaga lõpetades. Et see kollektsioon on kindlasti paljudele just Eesti oludes, ma arvan, üksikkülastajatele väga huvipakkuv, sest et meie jaoks BMW on ju palju tuntum mark kui Packard või Pierce Arrow või Lincoln, eks ole. Ja siis me jõuamegi Nõukogude autodeni, et Nõukogude autosid on tegelikult rallipargi, need me jätame teistesse garaažidesse, need on seal mitukümmend tükki ja annavad ülevaate tegelikult tervest Nõukogude sõiduautode ajaloost, aga kuna Eestis juba üks väga hea muuseum on, selle sama Halinga muuseumi näol, kus on Nõukogude sõiduautode ajalugu nagu selgelt näha, et siis me ei hakanud sellega pressima, et panime uude automajja ainult pisikese valiku ütleme, äärmustest siis. Geograafiliselt on hästi sattunud, kui Tallinna, ütleme, me oleme ju kõik Tallinna kesked, no okei, ei ole, aga ta hakkad Tallinnast minema siis Laitses, nüüd siis, eks ju, kohe varsti automaja, kaldkriips mitte muuseum, siis sealt edasi Halinga on mingi 50-60 kilomeetrit. No Momu on kohe Laitse kõrval peaaegu. Siis on Momu, Halinga ja siis jõuad, siis saad veel Pärnu Saudru ringrajal veel sõita nüüd siis Porsche ringil. Jah, kui niimoodi võtta, siis jah, et Eesti autoelu on nagu lääne poole kaldu kuidagi. Aga samas ei tasu muidugi ka Tartu kollektsioone unustada. Jah, nii, aga nüüd hakkab saata vaikselt otsa saama, me lindistame seda praegult esmaspäeval, kus vähemalt Tallinnas on maha tulnud, nagu linnavalitsus ütles, sama palju lund nädalavahetusega kui eelmine aasta terve detsember ja jaanuar kokku. Sina vist ei ole veel tööle jõudnud, aga kuidas teil on, kas on lumerada, mingid jääkardid, tead sa, on teil juba variant? Ma käisin eile ise päris sõitmas koha peal, sõitmas, et jääkarti hetkel veel ei ole, sest et see lumekiht
lumekiht on see, et kui teda kinni ei sõida, et siis ta on ära lükatav ja on haljas asfalt meil seal kaardirajal, aga see seis võib nüüd muutuda selle nädala jooksul, sest et see talv vist jääb korraks püsima, et kui keegi tahab sõitma tulla karti või rallit, et tasub alati nagu natuke ette listada. Okei, et veel ei tea, kas jäärada saab sõita, aga no kas sel nädalal saab sõita, aga loodetavasti sel talvel kindlasti, jah. Okei, suur tänu, et tulid, jälgige siis Laitse rallipargi Facebooki ja kodulehte ja siis saate teada, millal on avatud see asi juba ka üksikkülastajatele. Aitäh! Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toob teieni Enefit Volt. Nutikas ja tulevikukindel elektriauto laadimine kodus, tööl ja teel